Väike vihje loomapoe külastajatele ka. Äsja näidatud tooted on praegu Petsiti poodides päris mõnusas sooduses. Nüüd aga hoopis varjupaiga loomade heaolu juurde. Ka sel aastal leiate te Petsiti poodidest vägevad annetuskastid, kuhu varjupaiga looma jaoks midagi armast sisse poetada saab. Tere, Karol! Varjupaikade MTÜ on taas kord positsioonis, kus te võtate lahkesti vastu kõik vahvad annetused. Mida varjupaikadel vaja on? Just, tegelikult me võtame neid alati vastu aasta ringi, aga nüüd siis veel erilisemalt novembri alguses siis läheb kampaania käima ja mida me vajame on tegelikult niisugune klassikaline, mida ikka varjupaigas vaja läheb, et põhiliselt kasside konservid, just kvaliteetsed konservid, mida me saaksime kasutada kassipoegadele, et viia neid ema piima pealt üle kuivtoidule, koerakonservid, sest et kes ikka tahaks päeva otsa kuivi krõbinaid süüa, kasside kvartsliiva, et kvartsliiva me saame kasutada enda kassitubades. Ja miks just kvartsliiv on sellepärast, et esiteks ei tolma ja ta on nagu tekitab niisuguse hügieenilisuse meie kassitubades. Ja kui tekib tunne, et kuna jõulude aeg tulemas, et mõni kass äkki tahab mängida, et siis väga teretulnud on ka niisugused pisikesed kassimänguasjad, näiteks mingid pallikesed ja hiirekesed või sulekestega igast vidinad, et need lähevad kassidele tohutult hästi peale. Ja loomulikult tegelikult ka kuivtoitu, et inimesed armastavad tuua meile peamiselt kutsikate kuivtoitu, kuid tegelikult millest meil alati puudus on kvaliteetne kassipoja kuivtoit, täiskasvanud kassi kuivtoit ja võib-olla piilutakse vahel ka sinna veterinaarkliiniku poole peale, et näiteks eraldi on mingid seedimist toetavad toidud, et kuna loom varjupaigas võib olla stressis, ta võib vajada natukene miskit, mis aitaks tal seda seedimist parandada, et siis kuluks tohutult ka seedimist toetav kuivtoit ära. Millest me tegelikult põhiliselt nüüd näiteks kassipoja hooajal puudust tundsime, olid näitusepuurid, kus me saime kassipoegasid majutada, sest et kassitubade jaoks nad on veel liialt noored. Ja lisaks sellele on tohutult abi, kui inimesed toovad just näiteks proteerätikuid ja fliispleede, sest et need on selliseks soojaks aluspanuks ja võib-olla siis kassipoeg, kes on ilma emata, tunneb end seal fliispleedi sees eriti hästi. Kui peaks juhtuma, et inimese enda lemmik lahkub, siis alati võib mõelda varjupaiga peale. Me võtame vastu kõik transpordipuurid, mis võib-olla loomal eluajal vaja läks, kvaliteetsed traksid, eriti suurte koerte traksid, et nendest on meil ka tegelikult suur puudus. Ja lisaks sellele, miks mitte, kui näiteks loom oligi eritoidu peal, ravitoidu peal, et võib-olla sellest poolikus kotist on mõnel varjupaiga asukal kasu. Selle juurde, mida varjupaikade loomad üldse vajavad, on väga paslik ära rääkida, kui palju loomi täna varjupaikade MTÜ varjupaikades on. Just, et tegelikult praegusel momendil näiteks Tallinnas läheneme me juba 200 kassile, et meil on hetkel 186 kassi, koeri on meil 19 ja aga kui me räägime varjupaikade MTÜ üleselt, siis kassi on meil üle 600 ja koeri on veidi üle 60, et tegelikult need numbrid ei ole sugugi mitte väikesed. Kuidas selle Petsiti kraami laiali jagamisega lood on, kas kõik varjupaikade MTÜ varjupaigad saavad sellest abi ja toetust? Loomulikult, et tegelikult on niimoodi, et varjupaikade MTÜ keskladu on Viljandis, ehk siis Tallinnast, kui mina liigun iga kuu Viljandisse, siis ma saan endal auto täis laduda, toimetan selle Viljandisse ja Viljandist saavad siis teised varjupaigad vajalikud asjad endale kaasa võtta. Kuidas see varjupaikadele annetamine siin üldsegi käib? Kuhu neid asju tuua saab? Nüüd tegelikult veel enam kui muul ajal siis võib kasutada selliseks lihtsaks kohale toimetamiseks Petsiti kauplusi, kus siis on olemas spetsiaalsed kastid, kuhu saab poetada siis näiteks, kui käiakse oma loomal ostmas, siis ostetakse üks konservkuivtoit ekstra, paned sinna kasti ja küll siis see ka lõpuks meieni jõuab. Petsiti ja varjupaikade MTÜ koostöö siis annetuse näol ei toimu tegelikult esmakordselt, et eelmisel aastal oli selle kampaania patrooniks Marek Sadam ja tema kahjuks tänaseks lahkunud Grifoon Leenu, et kes tänavu seda kampaaniat veab, kes selle kampaania nägu on? Sel aastal siis
on kampaania nii-öelda patrooniks kõigile ilmselt telepildist tuttav Robert Rool, kellel on samuti varjupaigast võetud kass. Ehk siis võib öelda, et Robert sobib sellele kohale ideaalselt. No kui ma nüüd Petsiti poe annetuskasti juurde ei jõua, et kas mul on ka teisi viise, kuidas varjupaigaloomi aidata? Ja loomulikult, et alati on inimesed teretulnud hakkama meie püsiannetajateks, et sellisel juhul saame me nii-öelda vajalikud toidud siis soetada ise või siis saab ka teha seda ühekordse telefonikõnega helistades 900 7000, et siis on niisugune ühekordne annetus 5 eurot.